Tervist! Mäletan Seatlit küngastel tõusva linnana, kus oli võrratu sadam, rohelust ja avarust ning majad olid säärase taustaväärilised. Enam see nii ei ole. Küngaste tipud tasandati, et nüüdisaegsel küülikuile tasapinnalisi tarandik ehitada. 8 tänava laiused maanteed lõikuvad jääliustikena läbi künkliku maastiku. Sellel linnal pole midagi ühist tollega, mida mina mäletan. Liiklus oli kohutavalt kiire ja intensiivne. Linnaservas paigas, mida ma kunagi hästi tundsin, ei suutnud ma õiget teed leida. Seal, kus varem olid marjarikkad hekid, venisid kõrged traataiad ja miilipikkused tehased. Kõige kohale aga tõusid progressi kollased suitsusambad, võideldes meretuulte katsete vastu neid ära ajada. Võt sellist asja lugesin ma eile õhtul, kui ma magama läksin John Steinbecki raamatust Teekond Charlie'ga Ameerikat otsimas. Ja mulle tuli meelde või mõtlesin, et sellist linna mina kindlasti ei tahaks kogeda. Aga nüüd räägime lindudest. Aga selleks, et oma publikut tunda, kui paljud teist on Võrust? Meeldivalt palju käsi. Väga hea. Tehnik on ka Võrust. Ja kes on Kilingi-Nõmmest? Abja-Paluojast? Väga hea. Teiega tegeleme kõik hiljem. Aga nüüd tunneme ennast vahepeal hästi. Laseme tehnikul panna slaidid ette ilusasti. Ei küsi. Pärast võid. Pärast võin. Ma niikuinii tahan küsida teie käest lindude kohta, aga jah. Meil õnneks on natukene veel aega. Ma räägin teile vahepeal loo. Võru on väga äge koht. Kui ma täna hommikul siia tulin, loomulikult see udu, mis Tartus siia poole tulles oli võrratu, aga ma rääkisin ka ühe Võru linna elanikuga ja ma ütlesin talle, et kuule, ma olen siin Võru kandles elu esimest korda, pean rääkima inimestele lindudest, linnakeskkonnast. Ja ta ütles, et ma kindlasti ütleksin siinsele publikule, et Võru on väga võrratu koht, sest et mitte igal pool linnades ei ole hommikul võimalik üles ärgata ja näha, kuidas kalakotkast tuleb Tammula järve pealt ja tal on kala jalge vahel. Nii et võrukatel on hästi läinud. Väga põnev. Ma olen sageli ise samasugustes olukordades olnud ja ma ei tunne üldse kaasa. Aga asi seegi. No ma ei tea. See sobib väga hästi. No vaatame. Olgu. Räägime siis nüüd sellest linnakeskkonnast. Siin on teile üks näide sellest, millised loomad üldse linnas inimestele meeldivad. See käib küll Eesti kohta ja paljud teist on seda joonist ka ilmselt näinud juba. Nii et need, kes on seda näinud, te hoidke nüüd suu kinni. Teised, kes siin näete, et on erinevad loomad reastatud selle järgi, kes inimestele meeldivad linnas ja kes ei meeldi, siin on, kõige vähem ei ole imestada, et rott, sääsk, hiire, tigu troonivad seal ebameeldivuse tipus. Ja siin punasena on ära märgitud kõik need sulelised, kes inimestele meeldivad. Et siin on näha, on vares, kajakas, tuvi, harakas. Röövlinnud on juba sellised positiivse kuvandiga, hani ja part samuti, aga seal kõige alulisem all joonel on üks seltskond tegelasi. Te võite mõelda, kes see on. 3 sekundit lasen mõelda. 1, 2, 3. Karu, kes ütles karu? Tuletan meelde, et ma räägin lindudest.
kõige meeldivam linnategelane, kui me räägime selgroogsetest, on kindlasti väike lind. Ta võib olla küll selline väike tihane, aga siiski väikesed linnud on inimestele kõige meeldivamad, nad tekitavad positiivse kuvandi. Pole ka ime, sest et väiksed linnud reeglina inimest ei ründa. Küll aga suured ja nad pakuvad väga palju positiivseid elamusi inimestele. Nii et no nii. Noh jah. Kui me vaatame linnakeskkonda selliselt suurel pildil, siis mõeldes mitte ainult loomade peale, vaid ka inimeste peale ja selleks, et üldse seda linnastikku või loomastikku mõista, ma arvan, peab aru saama sellest, kuidas seda linna defineerida. Noh, see on selline klassikaline joonis, mida leiab paljudest linnaökoloogia õpikutest, kus on esitatud, et omavahel peavad olema hästi seotud majanduskeskkond, sotsiaalne heaolu ja keskkonna jätkusuutlik. Ja seal, kus need omavahel põrkuvad, seal on vaja siis erinevaid probleeme lahendada, seal, kus majanduslik õitseng ja sotsiaalne heaolu põrkuvad, on vaja siis tegeleda õiglase ressursijaotusega. Keskkonna ja majanduse kokkupuutepunktil on vaja vähemasti meie arust keskenduda siis jätkusuutlikule majandusele ja seal, kus sotsiaalne ja keskkond puutuvad liigirikkuse kaitsele. Ja see kõik on üsna keeruline, see eeldab ole nüüd hea ja tööta. Ei tööta. Siit ka ei tööta. Aha. Väga põnev. Väga põnev. No aga me vist jäämegi selle slaidi juurde ja ega me edasi minna ei saa. Või saavad inimesed sealt aidata meid, et ma saaks järgmist slaidi näidata. Vähemasti pointer töötab. Jah. Aga ma tulen Tartu juurde korraks. Kui Kristjan siin rääkis esimeses ettekandes, et mainis mööda minnes, et see mõni üksik röövlind, kes linnast läbi lendab, et ta ei anna väga palju juurde sellele asjale. Et ma arvan, et me võtame selle. Me võtame selle, mis toimib. Mis sest, et te näete järgmist slaidi ka, aga see toimib. Väga hea. Tuleme selle röövlinnu juurde, kes üle linna lendab ja ei paku nagu midagi, aga ütleme niimoodi, see sõltub, mis positsioonis sa oled. Kui sa oled linnu inimene, siis ma arvan, sa tunned väga suurt rõõmu selle ühe ülelendava linnu üle ja oleks väga vale väita, et see mitte midagi juurde ei anna, sest et inimesed, kes linnas elavad, neil on vaja väga positiivseid elamusi. Nii et asi on naljast kaugel. Seda minu arust iseloomustab ka väga see ettekanne praegu, et see asi on naljast kaugel. Need linnud, kes linna tulevad, neil ei ole seal esialgu kerge, nad on muidugi väga liikuvad, neil on suhteliselt lihtne linna jõuda, aga nad peavad tegelema seal mitmesuguste probleemidega. Nagu näiteks, seal võivad olla väga head tingimused haiguste levikuks. Linnad on nagu magnetid, tõmbavad organisme kokku, asi siis ka neil haigustel seal levida. Seal on muidugi ohtlikud tehisobjektid, igal sügisel kuuleme suurtest klaasmajadest, klaaspinnad, kuhu linnad hukkuvad, et nende peale tuleb mõelda, see ei ole kindlasti midagi niisama.
ja suurem konkurents, nagu näha siin pildi peal ka, tuvi ja varblane, kes võib-olla igapäevaselt niisama kokku ei puutu, aga kui on vaja ikkagi saiatüki pärast võidelda, siis võib ka väike varblane lõviks muutuda. Aga inimese seisukohalt see haiguste levik on täpselt samamoodi oluline. Kui me vaatame nüüd seda pilti siin, paari aasta tagune uuring linnas majandatud aladel, põllud ja sellised laadsed, ja siis taastuma jäetud alad, looduslikud alad, kus kunagine inimtegevus olnud. Kui võrrelda seal linnustikku ja kui palju on seal linde, kes inimesele ohtlikke haigusi kannavad, siis linnas on selliste inimestele ohtlike haiguste kandjaid oluliselt rohkem kui teistsugustes keskkondades. Nii et see näitab seda, et need linnad, mis meil on, peaksid ideaalis olema võimalikult looduskeskkonna lähedased, et need ka inimesele turvalised oleks. Ja eks loomulikult me teame, et inimese üldine heaolu sõltub ka sellest, milline see linn seal parasjagu on, kui roheline see on. Kui siin eelnevalt mainiti, et me ei tea väga palju, kuidas linnades olukord on linni võrreldes, siis siin ma toon teile ühe näite, kus me lugesime üle Euroopa erinevates linnades linnalinnustiku kokku, analüüsisime seda ja kui te tahate täpsemalt teada, kuidas see käis, siis otsige üles üks Osooni saatelõik aastate tagant, kus Sander oli minuga ühel loendusel kaasas ja tulemused on siin selle slaidi peal. Mis on siit oluline meelde jätta, on see, et need punased tulbad, mis siin on, mis näitavad, siin on erinevad linnalinnustiku rikkuse hinnangud, need punased tulbad näitavad funktsionaalset liigistiku mitmekesisust. See ei ütle teile ilmselt mitte midagi, aga kui ma selle ära tõlgin, see tähendab seda, et see funktsionaalne liigirikkus näitab seda, millist tüüpi linde seal linnas parasjagu on, erinevates kohtades toituvaid linde näiteks. Kas seal on näiteks rähne, kes toituvad tüvedel, kui palju on seal liike, kes toituvad puudevõras, kes maapinnal, kes veel kuskil 3.–4. kohas. Ja rõõm on teatada, et Tartu on üks mitmekesisema linnustikuga linde Euroopas. Nii et see ei olnud küll võistlus, aga ikkagi on hea meel tunda, et vähemasti mingis asjas on Tartu Euroopas esirinnas. Ja loomulikult suurendab selline kokkupuude inimeste enda heaolu, nii et selle kohta leiab ka külluses uuringuid, et mida rohkem on, mida mitmekesisem on linnustik ja mida mitmekesisem on linnaloodus, seda parem seal inimesel elada on. Nii et sellest ma olen ka kirjutanud mitmes kohas, siin üks näide lihtsalt linnuvaatleja teadusuudistest. Loomulikult on ka linnule väga palju positiivset linnas. Seal on ohtralt toitu, prügi, lisatoitu, mida saab. Lisatoitmisest võiks rääkida tunde. Mul on jäänud ainult 1 minut 30 sekundit. Sellest me ei räägi. Lihtsalt näidata teile, kuivõrd suur äri see linnutoiduga tegelemine on. Seal liiguvad miljardid. Nii et kui te näete kuskil veebis, et teile pakutakse linnutoitu müüa, siis teadke, et kui ostate, siis tõenäoliselt lähete selle ohvriks. Võib-olla linnul ei olegi seda vaja. Loomulikult soosib linnaelu talvist ellujäämust, kuna linnad on veidikene soojemad kui ümbritsev keskkond, seal on linnul hea elada. Nad kasvavad seal kiiremini, kui puudel räägitakse kasvurõngastest, mida saab siis loendada ja neid kasvurõngaste vahelisi alasi mõõta ja selle järgi hinnata, et puu kasvab kiiresti, siis lindudel on ka kasvurõngad. Selleks ei pea lindu pooleks saagima, et neid lugeda. Neid rõngaid või õigemini triipe saab lugeda linnu sabasulgedelt. Selleks ei pea lindu üldse puutuma peab, sest et sulge on vaja mõõta, pildistada ja sealt saab vaadata, kui palju sulg on ühe päeva jooksul kasvanud. Need märgid jäävad sule peale ja sealt saab mõõta, kui kiiresti nad kasvavad.
Loomulikult on ka vähem kiskjaid linnas reeglina. Seal on ka rohkelt pesitsuseks sobilikke kohti ja pikem pesitsusperiood ka. Kevad tuleb varem, taimed lähevad varem roheliseks ja kui lähevad taimed roheliseks, tulevad putukad, isegi võib-olla tolmeldajad varem välja ja loomulikult siis on ka lindudel varem pesitsema hakata ja neid oma poegadele toita. Nii, kuna me tegeleme siin keskkonnaharidusega praegu osaliselt, siis ma loodan, et ma ei pea teile väga pikalt rääkima sellisest toredast projektist nagu suvine aialinnupäevik, mida Eesti Ornitoloogia Ühing teeb ja kui te sellega ei tegele, siis ma soovitan soojalt, et te võiksite sellega tegeleda, sest selline harrastusteaduse tegemine, sellel on uskumatult suur võim ka linnalooduse kohta teadmisi koguda. Meie teadlased ei suuda kunagi võib-olla seda andmestikku ise koguda, aga kui te kõik kaasa lööte, siis ja kas või oma aias, see aed võib ka olla teile kooli ümbrus, võib-olla oma klassiga jälgida, miks mitte. Siin näide teile Tartust. Tartu inimesed, kes teavad, oskavad kohe sinna sildi külge panna, kus elab, seal elan mina, seal elab see Eesti parim linnutundja, selles kohas elab teine Eesti parim linnutundja ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd jõuame selle koha juurde, kus ma räägin võrukatest. Mis me näeme? Ma arvan, et siinkohal võikski selle jutu ära lõpetada. Võru on tegelikult ju suur linn, eks? Ja ainult üks aialinnupäevik sel hooajal. Te olete umbes samal tasemel nagu Kilingi-Nõmme ja Abja-Paluoja. Seal on ka, mõlemas on üks päevik avatud sel hooajal, nii et ma loodan, et järgmisel hooajal see muutub. No nii, kiiresti probleemidest ka, mis linnalinde ähvardavad. Loomulikult inimese seisukohast ohud tervisele, varale, heaolule. On ka näiteid, kus linnud on süütanud maju. No jah, suitsetavad tuvid on teada, et on süüdanud Londonis maju. Ja kui asjad väga hulluks lähevad ja inimesed ja linnud ei saa omavahel hakkama, siis kahjuks on ka teada näiteks Tartust juhus, kus inimesed üritasid siis oma kohust mõista. Ja kui nüüd vastata küsimusele, mis kas linnalind teeb meile rõõmsaks, siis lihtsalt üldiselt öeldes, et jah, kui linn on looduslikult mitmekesine ja ei, kui linnaloodus tahaplaanile surutakse ja keskendutakse muudele huvidele, majanduslikele huvidele. Aga siinkohal ma tõmbangi oma jutu kokku, sest et aeg on ammu otsas. Tänan! Suur tänu! Küsime Markolt küsimusi ka. Kui on mõni saalist inimene, kes pole seda kirja pannud, siis on veel võimalus ka siit meil mikrofoni abil teid kuuldavaks teha. Aga on ka juba kirja pandud. Näiteks, siin oligi jutt sellest, et sa rääkisid kõmmutamisest ja on selline küsimus, kommentaar. Kureeritud linnaloodus on täna sätitud haljastus, kuid mis võiks olla kureeritud linnustik. Kas muidu nutikaid linde, nagu näiteks vareseid, on võimalik suunata surmahirmuga? Kui 1-2 liigikaasast on hukkunud, siis on selge, et elupaik polegi ohutu. Valjuhääldis tuttava häälega korduv kisendamine. Ehk siis, et kui me räägime haljastusest, siis kuidas oleks näiteks lindude puhul, kas seda annab kuidagi linnas suunata ja kuivõrd hea mõte see on? Suunata annab kindlasti, aga kas nüüd otseselt linde kuidagi mõjutades, ma arvan, et see käib ikkagi need, kes teavad, kuidas toiduahel toimib ja ökoloogilised suhted linnas on, siis seda on mõistlik teha pigem linna haljastuse kaudu, et minu käest on palju nõu küsitud, et mida teha nende probleemsete linnadega ja hästi lihtne on hakata tegelema probleemi lahendamisega.
kui on tülikad linnud, nad kuskil ära hirmutada, halvemal juhul siis elimineerida need isendid, aga see on tegelemine jäämäe tipuga, tegelik probleem on kuskil mujal ja et selleni jõuda tuleb hakata tegelema keskkonna muutmisega. Paraku maailma praktika näitab, et see on kõige aeglasem viis ja nii-öelda valijatele seda maha ei müü, et kui valimised on täna, siis öelda valijale, et hääleta minu poolt ja 10 aasta pärast on kõik korras. Ükski valija seda ei osta, seda loosungit. Muidugi mõned ostavad, kes oskavad pikalt ette mõelda ja teavad, kuidas asjad käivad looduses, et neile müüakse see loosung võib-olla maha, aga teistele kahjuks mitte. Väga hästi. Siin tuleb öelda, et on ka mõned kommentaarid, mis tunnustavad häid õppejõude ja õpetajaid, kes on tegelikult aidanud näiteks tänaseid retkejuhte omamoodi koolitada, kas või siis lindude näol, et on väga toredasti siin ära mainitud. Ja samamoodi siis ütlevad need inimesed, kes siia kommentaare on pannud, et nemad kannavad neid teadmisi praegu endas edasi ja annavad neid edasi, nii et väärmiselt oluline on siis ka selline praktiseeriv linnuvaatlus koos asjatundjatega ka praegusel ajal. Ilmselt teed sina ka aeg-ajalt ikkagi veel leiad selle aja, et käia ka inimestega looduses? Inimestega mitte, tudengitega küll. Lihtsalt inimestega mitte, jah? Aga kuskilt olen ikka lugenud, et sa oled ennast ka linnu hommikutel võib-olla kuskil... Ei, ma olen ikka käinud, jah, aga kuna minu igapäevane töö on õhtust hommikuni lindudega tegelemine, siis ma nii-öelda vabal hetkel tegelen pigem igasuguste muude organismirühmadega. Selge pilt. Ja kuidas siis ikkagi nende talvisel ajal nende lindude lisatoitmisega on? No nii, palju meil aega on? No vähe, hästi vähe. Mina seda asulates ei soovita, see on minu seisukoht. Sest et linnades on niigi palju toitu ja linnud saavad selle kätte. Küll on siin erinevaid aspekte, näiteks kui sellega kaasneb tõesti linnuhariduse andmine. Mitte niimoodi, et sa paned pekitüki akna taha ja las linnud söövad, ma nendega ei toimeta, vaid samal ajal, kui sa näitad lastele, et näete, see on leevike, tema pekki ei taha, tal oleks vaja seemneid panna, näed, see on rasvatihane, talle pane pekki nii palju, kui kulub, kõik sööb ära. Kui see niimoodi käib, siis miks mitte, aga üldiselt mina näiteks talvel linde ei toida, ma tean, et nad saavad ilma minutaga hakkama, mõnel võib-olla on raske, aga nad saavad hakkama. Selge, suur tänu, teeme veel ühe aplausi Markole, aitäh!